Tšau! Mul on täna külas Arvas Liiselle, kes aitab mul teha teile lõpuks selle küsimuste-vastuste video. Ja ma loodan, et see ei veni liiga pikaks, sest küsimusi on tegelikult suht palju. Teeme niimoodi, et Liiselle küsib mult ja mina vastan. Ja ma üritan siis vastata nii ausalt ja nii põhjalikult kui võimalik, aga ma... Ja lühikeselt ikkagi. Nii, milline on su signature look? Ma arvan ise, et vist see siuke Monroe look, lainer ja punased huuled. Vist, ma arvan. Kuidas sattusid ilumaailmasse? Kuidas ma sattusin? Ma ei tea, ma olen tegelikult kogu aeg alati teinud meike ja hullult nagu olnud huvitatud sellest, aga varem meie Eesti kultuurist mõjutatuna ma arvasin kogu aeg, et see ei ole nagu päris töö ja et see on suht nagu siuke lambine asi. Aga kui ma läksin ülikooli, siis ma sain aru, et tegelikult ma ikkagi olen nagu tohutult kirglik selle jumestamise suhtes ja ma sain selle väikse ajaga nagu teada seda ka, et kus üldse on võimalik õppida ja mis asi see jumestajatöö ikkagi päriselt on. Ja siis üks hetk ülikooli kõrvalt ma otsustasin, et ma ikkagi lähen jumestamist õppima ja siis sealt see kõik tuligi. Nii, kus näed end ette 5 aasta pärast? Jumal, 5 aastat on räigelt pikk aeg. Ma tean taas, kus ma ennast võib-olla aasta pärast ette näen. Aga kuna ma ei taha asju ära sõnuda, siis ma ei räägi kõikidest oma plaanidest, aga samas ma ütlen seda, et 5 aasta pärast ma tahaks, et ma oleks jõudnud sinna ja teinud ära kõik need asjad, mida ma olen tahtnud teha jumestusalaselt. Ja siis ma võiks vist hakata juba lapsi saama. Ma arvan, sest ma tegelikult tahaks juba praegu lapsi saada. Nii, mis on olnud sinu kõige suurem iluteemaline apsakas? Mina ei tea. Mul on, ma arvan, neid hetkel veel suht palju. Inimesed on öelnud mulle, et mu kõige tugevam külg ei ole näiteks kulmude tegemine, mis võib-olla võib minu apsakas olla, et ma teen inimestele halvasti kulme. Oh my god, ükskord ma liimisin ühel kliendil ripsmed kokku. Täiega piinlik, ma tean nagu, see on nagu, jaa, see on mu elu kõige õudsam asi. Et ma ei tea, miks mul ei ole mitte kunagi enne ja pärast seda juhtunud, aga ma liimisin ühel kliendil ripsmed kokku. Lihtsalt. Mis on kõige levinum viga, mida teised teevad enda meikides? Oh jumal, kes olen mina, et kommenteerida mingisugused teiste inimeste vigu või et keegi teeb midagi valesti või õigesti. Mina arvan pigem seda, et kui konkreetsel inimesel toimib mingi konkreetne asi, siis kas see on, et nad ise on rahul ja teised inimesed vaatavad, et see on jumala ilus, siis see, kuidas, millega, mis iganes moodusega ta seda teeb, see on jumala suva. Peaasi, et inimene ise rahul on ja et see toimib. Nii et ei olegi valesti õigeid asju. Kas igatsed enda pikki blonde juukseid taga? Ei. Kirjelda end 3 sõnaga. Ambitsioonikas, people pleaser ja tingimusteta andja ja armastaja. Mis on su halvad iseloomujooned? Oi! You don't wanna know. Ma olen tohutult põikpäine. Ma olen tohutult selline inimene, kes oma peas mõtleb, no nüüd vähem, aga alati on olnud, et mõtlen mingid asjad, kas üritustega, elu mingi sündmustega, mõtlen mingi stsenaariumi välja või kuidas see võiks minu peas toimuda. Ja kui mingil asi läheb valesti, ma pettun ja tohutult pettun ja üritused on mu jaoks tänu sellele rikutud, mis iganes, kõik asjad nagu, et ma lihtsalt olen tohutu ülemõtleja, ma alahindan ennast väga tihti, mida ei tohiks ma teha. Ma käitun emotsiooni ajendil ja ma olen liiga kärsitu. Ei, ma tean seda, aga seda on nii raske muuta. Ma teadvustan endale seda kõike, aga seda on nii raske muuta. Kui sa saaksid uuesti läbi elada 1 päeva oma elus, mis päev see oleks ja miks? Oh my god.
kuna mul ei ole ametialaselt olnud mingeid tohutuid asju, mida ma oleks teinud ja mis oleks nagu mingi mega lahedad asjad olnud, need on kõik veel ees, siis võib-olla selle, kui ma ühte teatud inimest, kes on mu elus hästi tähtsa rolliga hetkel, kohtasin. Mis on su halvad harjumused? Näo näppimine, punnide kakkumine igasugus erinevates situatsioonides, näppude närimine, pärast punnide kakkumised koorikute ära kakkumine, oh jumal, neid on nii palju, et ma ei viitsi isegi lugeda. Milline näeb välja su hommikune rutiin? Ma ärkan, või tähendab, panen äratuse kinni, siis vegeteerin räigelt kaua, sest et ei taha voodist välja tulla. Siis ma mingi hetk tulen hästi halva tujuga, ma ei ole üldse hommikuinimene, siis ma vihkan tervet maailma lihtsalt, et miks ma pean ärkama. Ja siis eranditult alati käi duši all. Ja kui duši all ei käi, siis lihtsalt pesen nägu, alati hommikuti pesen, toniseerin, õlitan, mis iganes. Tavaliselt enne tööd ma ennast ei meigi, sest ma meigin ennast töö juures. Ja kui on vaba päev, siis olenevalt sellest, kas ma lähen hommikul trenni või ei lähe. Kui lähen, siis ei meigi. Ja kui ei lähen mingid asju ajama, siis tavaliselt teen meigi, mis võtab mingi 15-20 minutit mu hommikust. Ja ma ei söö tavaliselt hommikuti. Ülihalb harjumus. Kas plaanid Tartusse elama jääda või on sul mingi teine linn mõttes? Ei, lähen Tallinnasse varsti. Kas sul on tätoveeringuid ja kuidas suhtud nendesse? Kui sul ei ole, kas plaanid teha? Mul ei ole, ma tahan väga ja eile just saatsin tätoveerijale kirja, panin aja ja varsti on tulemas suur uudis. Nimeta enda paar ilupahe. Mis on ilupahed? Mis on sinu ilupahed näiteks? Ma ei tea, mis on ilupahed. Äkki ongi see, kui sa punne kakud näiteks? No jah, kõik see, et ma... No ma kakun ka punne, kes ei kakuks. Ja no sul ei ole näha seda, ma olen lihtsalt mingi täiesti kohutav mingi, ma ei tea, mis asi näost, nagu Frankenstein ja meegita. Aga ilupahed... Ma panen huulepulka enne huulepliiatsit, mida tegelikult vaata töös ei tee. Kui ma tööd teen, siis ma panen ja alati rõhun inimestele, et enne huulepliiats, aga ma ise panen enne huulepulka. Nii, kas pigem naiselik riietus või casual? Tead, oleneb. Ma olen täpselt täiesti nagu 50-50 mõlema armastaja. Ma käin jumala hipilikult vahepeal riides ja siuke veits isegi poisilikult, aga vahest ma lihtsalt on päevi, kus ma tahan olla üdini naiselik, nii et mul on täiesti 50-50 ja mul ei ole nagu seda, et ma ühte pooldaks rohkem kui teist. Reaalselt tujust ja päevast ja kõigest. Kes on su lemmikud ilukurud YouTuberid välismaalt? Välismaalt on Chloe Morello, ma ei tea, kus ta perekonna meeldatakse, ja siis see Lauren Curtis ja rohkem ei ole. Austraalased. Jah, nad ongi Austraalis mõlemad. Ma ülivähe inimesi jälgin ja nemad on 2, keda ma jälgin. Nii, kes sind inspireerib tegelema just jumestamisega? Mina ise? Ma ei tea. Ma oleks sama vastanud. Ja, või nagu, mis küsimus see on? Mina ise ikka ju. Kas sa oled hetkel vallaline? Jah, nagu, aga süda on ikka suht hõivatud. Mida hindad oma sõprades kõige enam? Ambitsioonikust. Nagu palun inimesed, ärge olge ambitsioonitud. Ma vihkan ambitsioonitud inimesi, ma vihkan sihitud inimesi, ma vihkan inimesi, kellel ei ole. Okei, vihkamine nõudne sõna, aga ma vihkan... Mulle ei meeldi, kui inimesel ei ole arvamust ja kui inimesel ei ole ambitsioone elus. Ma ei suuda sükest inimestega koos olla. Lihtsalt ma ei suuda. Parim lapsepõlve mälestus? Mul on olnud palju neid, sest ma kasvasin vanaema ja tema mehega koos üles olin hästi palju maal ja mul oli hästi palju ägedaid hetki. Aga kohe esimese asjana tuli mul meelde see, kuidas mu vanaema mees, keda ma kutsusin Taiduks, ta oli nagu minu jaoks vanaisa,
Ta oli metsavaht või nagu, ma ei tea, kuidas neid, too aeg oli see hästi tavaline asi. Ja ta pidi mind tööle kaasa võtma. Aga kuna ma magasin hommikul hästi sügavalt, siis ta läks ära ilma minuta. Siis kui ta koju tuli, siis me saime hullult hästi läbi, siis ma ootsin teda niimoodi ukse peale, et miks sa ei võtnud mind kaasa. Ja siis tema pani mulle pähe oma suure selle kiivri või selle nagu, kus on see prillid ees ja asjad, mis need nagu peas olid. Läksime üle jõe metsa ja siis ta lihtsalt minuga mitu tundi seal langetas puid ja lasi mul teha igast asju. Ta oli nagu üks tähtsamaid inimesi mu elus, kahjuks teda enam ei ole, aga see on üks mu ägedamaid mälestusi. Kohv või tee ja miks? Kohv, sest mulle maitseb selle maitse, kuigi tegelikult kohv ei toimi. Reaalselt kohv ei toimi minu puhul ja ei ole mitte kunagi toiminud, aga mulle maitseb selle maitse. Aga kui toimeainet mõelda, siis vist pigem tee, sest et ma olen nagu märganud, et tee toimib paremini. Kuidas su hambad nii valged on? Ma ei tea. Päriselt, sest ma joon hästi palju kohvi. Ja ma ei valgenda neid, ausalt. Mida arvad Eesti teistest ilublogijatest? Ma ei tea, kas ma tohin siin oma arvamust praegu avaldada, sellepärast, et siit võib tulla hästi palju viha ja sellised negatiivsed kommentaare teiste poolt. Aga ma ütlen siis nii, et kuna mulle meeldivad ausad, siirad, ambitsioonikad ja oma elu mitte ilustavad inimesed, siis mulle meeldib väga vähe blogisid tänu sellele Eestist. Ehk siis võib-olla te loete sellest välja, mida ma teistest arvan. Kes sulle kõige rohkem meeldivad? Minu sõbranna Svea tohutult, siis Grete Link. Ja ma ei teagi, mul ei tulegi nüüd kohe meelde. Grete, mitte Grete Liis, Triinu-Liis, ka üks mu tore tuttav. Ja nad ei ole muidugi kõik ilublogijad. Triinu-Liis ei ole ilublogija, Svea ei ole ilublogija, Grete Link küll on jumeste. Aga ega ma ei vaatagi väga, ei jälgigi väga palju blogisid, kahjuks. Et mul lihtsalt ei ole aega ja lihtsalt ei ole piisavalt palju huvitavaid blogisid, keda jälgida. Kui vana sa oled? Ma olen 23. Kui pikk sa oled? Miski pärast tundub väga lühike. Ma olengi, 1,53 m. Kas sul on loomulikult sirged või lokisiuksed? Sirged. Milline jumestuskreem ja kulmupliiats kitt on kõige parem sinu arvates? Kuna ma jumestuskreemi eriti kasuta, siis ma olen hästi halb sellele vastaja, aga mina kasutan ise True Match jumestuskreemi, kui ma üldse kasutan. Ja kulmu see pliiats või kitt? No minu jaoks see Seppele oma, sest see toimib minu jaoks kõige paremini, aga päris head on ka Makeup Story oma ja väga meeldib mulle Isadora kulmu see keel või see vaha ja siis ma olen kuulnud, et see Sleeki oma on ka hästi hea kulmukitt. Ma olen nagu kuulnud seda lihtsalt. Kas sa teed trenni ka? Üritan nii palju kui võimalik. Ning viimane küsimus, selle inimese poolt. Kas sa vaatad mingit telesarju ka, nagu näiteks Kättemaksu kontorpilved all ja muud sellised? Ma vaatan Padjaklubi, ma vaatan Laula mu laulu, seda näosaadet ja Grey Anatoomiat. Ja varem vaatasin How I Met Your Motherit, mida enam ei ole. Vahest vaatan The Big Bang Theory't ja Family Guide, ma vaatan tegelikult palju Simpsoneid. Siis Top Gear meeldib mulle hullult. Issa ma avastasin just ühe hullult hea uue tuttava kaudu see ka mingi kolledži, mingi sari, mingi uus. Mul ei tule meelde. Ühesõnaga üks ka mingi siuke kolledži ja siuke nagu mega mingi nalja mingisugune sari, aga ma ei mäleta selle nimega üks sari. Milline on sinu niinimetatud firmaparfüüm, mida sa oled ehk mitu pudelit juba ostnud? Ainukesed parfüümid, mida ma olen mitu pudelit ostnud, on see Midnight Fantasy Britney Spears ja siis Givenchy Hot Couture. Milliseid meigipinsleid või tooteid soovitad algajale? Algajale ei olegi väga palju tegelikult vaja. On vaja ühte seda, millega panna põsepuna ja millega kontuurida. Tegelikult seda saab teha ühega. Siis jumestuskreemi ei pea panema pinsliga. Ja võiks olla umbes 2 laupäevipinslit, üks hajutamiseks, üks pealekandmiseks. Ja firma olenevalt sellest, kui palju või
millise summa eest sul on võimalik osta, nii et ei pea olema nagu mingi mega kallis, aga lihtsalt, et ühesõnaga peab leidma miski, mis on lihtsalt sinu jaoks toimiv nagu. Ja mina soovitaks, et ta oleks neutraalselt lauavääritoonil. Ja, võt see on ka hea, et võiks olla kas üks siuke nagu kreemikas ja üks pruun ja üks siis see keskmine, rohkem ei olegi vaja põhimõtteliselt. Kui vaatad inimesele otsa, siis millele kõige rohkem tähelepanu pöörad? Kas silmadele, kulmudele, huultele või millelegi muule? Kulmudele. Ja ise ei oska kulme teha, nagu teised ütlevad. How ironic. Palun soovita mõnda head mineraalpuudrit, mis võtaks ära nii punetuse ja ühtlustaks ka nahatooni. Ontic Minerals või Everyday Minerals. Ontic Minerals on Eesti oma, Tartus toodetakse. Everyday Minerals on Inglismaa oma, nii et olenevalt nagu sinu enda rahakotist või sellest, mida sa nagu hindad ühe mineraalpuudri juures. Kuidas oled oma näo-naha nii ilusaks saanud? Kas oled käinud kosmeetika juures mõnes näohoolduses, mis on tõesti hästi aidanud näo-naha seisukorda muuta? Kuidas saaks arme vähem märgatavaks muuta? Mis punnidest tekkinud? Kallikene, miks sa arvad, et mu näonahk ilus on? Mul ei ole üldse ilus näonahk. Just see video, mis ma eelmisena filmisin, selle ma panen üles, ma olen alguses ilma meigita, siis sa näed, et mul ei ole hea näonahk. Mul on väga kohutav näonahk. Arme mul ei ole, tõesti, okei. Aga mul on lihtsalt pinnapealsed punnid, rõvedad, igasugused ketendamised, kõik see rõve nagu punetused. Arme, ma tean, ma olen näinud Anna Elisabethi blogis, et tema on rääkinud, temal on hästi palju arme, et peaks peitma see, mida mina kasutan silmade all ja punnide peal, see Pro Long Wear Concealer, et see peaks hästi toimima, see on tõesti ülikattev ja päris kaua püsib peal, et ma soovitan seda, see on küll kallis, aga see püsib kaua, või tähendab nagu see kestab kaua, kui sa selle väljamineku teed. Ja ühesõnaga küsimuse algusele mul ei ole hea näonahk. Mida ma kasutan, kui sa tahad teada, ma kasutan külmpressitud argaaniõli ja ma eemaldan meiki oliiviõliga ja pesen näonahka Joiki sügavpuhastuva näoõliga. That's it. Lemmik ilutoode läbi aegade? Läbi aegade või? Oh my god. Võib-olla L'Oreal True Match umestuskreem ja siis see Seppele eyebrow kit nagu. Kuidas suhtud ripsme pikendustesse? Kui see sinu jaoks toimib, siis miks mitte? Kelleks tahtsid väiksena saada? Maakleriks, sest mu vanemad mõlemad on maaklerid. Millised on sinu toitumisharjumused? Sa ei taha teada, päriselt. Ma söön lihtsalt kõike, mis ette juhtub ja nii palju, kui mulle antakse. Kas oled mõelnud kulmude või ripsmete koolituse peale? Jaa, sest et ja nagu ma tean, teie arust ei ole mu kõige tugevam külm, nii et jah, ma olen mõelnud. Kas kannad tihti kingi ja kleite? Ei. Milline on su lemmikkleit? Mul ei olegi. Päriselt. Kas oled mõelnud ka punaste juuste peale? Ei, sest mu eksmees ütles, et see oleks kõige rõvedam üldse mu peal. Mehed. Kas on mõni ilublogija, kes sulle üldse ei meeldi? Ma ei vasta sellele küsimusele. Kes on sinu mõistes kuulus inimene? Kas Eestis on mõni? Toomas Hendrik Ilves äkki. Eestis ei ole kuulsaid inimesi. Üha rohkem ma saan sellest aru. Põhimõtteliselt sa saad, sul on võimalus suhelda kõikide inimestega, kellega sa tahad, sest kõik on suht tavalised nagu. Siin ei ole sükest nagu nii suurt barjääri ees kuulsate ja tavainimeste vahel. Nad on kõik suht ühe pulga peal ikkagi. Kas oled mõnele tuntud inimesel ka meiki teinud? Jaa, sest ma töötasin vahepeal kroonikas. Kas sulle meeldib oma praegune töökoht? Ütleme nii, et ma ei ütle, et see on halb, aga minu jaoks on hea see, kui inimene ei ole liiga rahul üheski kohas. Et nagu liiga oma mugavustsoonis jää, sest et siis see tähendab seda, et kui sa ikka rahutu, siis sa tahad kuskil kaugemale jõuda, mis tähendabki, et sa oled ambitsioonikas inimene ja ma olen ambitsioonikas inimene. Kas oled mõelnud aktiivsema blogimise peal? Kindlasti olen jaa, aga ütleme nii, et kuna raha ei tule mulle niimoodi kätte lihtsalt lambist, siis mul kahjuks kallikesed ei ole selle jaoks aega. Millised on sinu lähimate aastate plaanid? Millised sammud muutsid elust soovid ette võtta? Mida saavutada? Millega tegeleda? Ma ei saa päris kõigest rääkida, aga Tallinnasse kolimine
ja endale pühendumine. Milline on sinu suurim tööalane unistus või tipp, kuhu kujutaksid ennast kõige rohkem töötama ja mis sammud sellega seoses ette võtad? See on ka selline asi, et kui sa praegu enda jaoks mõtled mingisuguse tipu välja, ma olen 23, siis nagu see näitaks, et ma olen ambitsioonitu inimene, kui mu praegu on teada juba, mis on minu tipp. Minu tippu pole näha lihtsalt, sellepärast, et see on veel nii kaugel, ma kavatsen nii kaugele lihtsalt veel jõuda, et seda pole veel näha. Kas eraelu kohta tohib küsida? Jah. Olen kuidagi täheldanud, et Kalev ei ole enam sinu kõrval. Te olite kena paar, kas suhe on läbi? Suhe on... Me ei ole enam ametlikult suhtes. Suhe on hetke seisuga läbi. Kõik või? Issand jumal, nii vähe neid isiklikke küsimusi. Ma loodan, et jäite need vastustega rahule, kui ei jäänud, siis kirjutage kõik kommentaaridesse, kui halvasti ma vastasin. Ja kui meeldis, siis kirjutage, kui hästi ma vastasin ja Kui on veel küsimusi, siis küsige veel. Ja siis ma loodan, et ükskord ma saan võib-olla veel filmida neid küsimuste vastusvideosid. Seniks tšau ja aitäh, et esitasite mulle nii toredad küsimused.